No nii ja taas kord on Nõokäest eetris meie jälle stuudios. Janar, sina samuti seega. Mul on hea meel, et ei ole vahepeal kuhugi kadunud. Mis mul muud ikka üle jäi? Tõepoolest, täpselt nii. Kuid loomulikult ei ole me siin kahekesi, vaid täna on meil külas Nõo Priitahtlik Päästeselts. Mitte küll terve päästeselts, me muidu tõenäoliselt ei mahuks siia ruumi kõik ära, aga täpsemalt on meil külas Aare Ööpik ja Kadi Sarapuu. Tervist! Tere! Tervist! Et esiteks suur aitäh, et leidsite selle tunnikese, et meiega siin täna natukene juttu puhuda. Ja võib-olla alustame, kuna ma ütlesin juba ära, et Nõo Priitahtliku Päästeseltsiga on tegu, siis ma meie traditsioonilise 3 küsimusega ei alusta, vaid äkki alustame siis sellest, et mis siis täpsemalt Nõo Priitahtlik Päästeselts on ja millega siis teie seal täpsemalt tegelete ja siis juba vaatame, kuhu meie vestlus nii-öelda triivib. Kumb ennem alustab, võite ise valida, teete SUJFA, kuidas teil asjad käivad? Kadi. No Päästeselts sai alguse nüüd juba 10 aastat tagasi. Tegelikult alustas seda minu vend. Aga kuna elu ja olu on vahepeal selliseks keeruliseks läheb ja siis tuli teha elus muudatusi. Ja eks me siis perega istusime seal laua taga ja mõtlesime, et mis me siis edasi teeme, kuna me olime päris palju juba panustanud. Siis minu kaksikutes tüdrukud ütlesid, et ema, et sa oled alati hakkama saanud kõige hullemates olukordades ka, et lähme edasi, sa saad hakkama ja see otsus oligi niimoodi tehtud. Ja siis, kuna me eelnevalt olime siis tegelenud nii-öelda ennetustööga, siis ka sellega edasi jätkasime ja vaatasime, et meiega ikka liitus kogukonna inimesi ja kuna see töömaht nagu järjest kasvas ja telliti ennetustööd, sinna siis juurde kuuluvad nii kodunõustamised, tuleohutusalased, ennetusohutuspäevad, et olla siis kogukonnas ikkagi nagu efektiivsemalt olemas. Ja kuna siis aastate lõikes siis soetasime ka päästeauto ja asusime siis ka päästetööde lepingusse ja nii me siis aastatega kasvanud oleme. Kõige suurem mure oli see, et päästeautosid ei saa lageda taeva all hoida ja meie tegevus ei arene, kui meil ei ole kohta, kus olla. Siis me oma sammud siia vallamajja nii-öelda tõime või koostöövestlust siis pidasime siin ametnikega. Ja leidsime siis, et Nõo katlamaja juures on selline vaba ruum, mis ei ole kasutusel ja siis katlamaja taga Masuudi hoidla. Ega siis me ei lasnudki rohkem siis nagu nii-öelda aega kaotsi ja läksime vaatasime need ruumid üle. Nii-öelda olmeruumid siis olid väga kehvas olukorras, kus ei olnud elektrit, kütet, ei olnud need ruumid kasutusel ja siis me tasakesi seal nokitsema hakkasime ja täna me siis toimetame seal ruumides. Meil on ka päästering ja siis garaaž siis sai vanast Masuudi hoidlast. Masuudi hoidla oli niimoodi, et seal oli väike jalakäijate uks ja ruumis siis sees küttetorud, katla, mingisugused vahendid, ma isegi täpselt nimetusi ei tea, mis seal olid. Ühesõnaga see ruum oli sisustatud, et see oli vaja puhtaks teha, lõigata ja kütte siis vedada, elekter, ja siis ka uks, et päästeauto sisse mahuks. Seda me siis seal kõike tegime koostöös, see käis üsna kiiresti, sest vajadus oli suur ja nii me siis täna seal toimetame. Nii, ja Aare? Mina tegelen suures osas veepääste koertega ja
veepäästekoerad on tänapäeva Eestis kasutamata päästeressurss. Riigi tasandil on seda oma 15 aastat üritatud seadustada, aga ametkond ei ole võtnud siiamaani asja taha. No ühesõnaga nagu ei viitsi selle asjaga tegelda, kuna ta tundub hästi võõras. Samal ajal kui pilgud pöörata Euroopasse, kuhu me ju kogu aeg vaatame, siis Itaalias näiteks on Squadra Italiana Cani Salvatorio väga suur organisatsioon, kes tegeleb nii-öelda veepäästekoertega rannavalves, päästes ja neil on filiaalid Ameerika Ühendriikides ja teistes Euroopa riikides. Siis on Poolas on ta samuti vabatahtliku hulgas väga levinud, Saksamaal, et see ei ole haruldus, aga ütleme niimoodi, et Eesti mõistes pole seda kunagi nagu sellisel kujul olnud ja võib-olla tundub ta selle tõttu võõrana. Käesolevalt on meil üle Päästeliidu siiski teel sinna poole, et Päästeliit on võtnud 2026. aastal selle nii-öelda prioriteediks, et saavutada veepäästekoerte tunnustus, riigipoolne tunnustus. Näis, kuidas see asi siis nüüd edasi läheb, aga vähemalt sellisel tasandil, mis ei ole väike tasand, päris kõrge tasand, on asi nii-öelda käima lükatud ja loodame parimat, aga ei oska öelda enne kui pole tulemust käes. Ja päästekoerad, korralikult välja õpetatud koerad, nad on tegelikult väga suured päästjaabilised. Sellepärast, kui keegi on proovinud näiteks transportida haardes kedagi vees, ehk siis õnnetuse ohver vees, kes vajab veest väljatoomist, et ikka üsna raske on, ühe käega hoiad, teise käega siis üritad justkui sõuda või ujuda, jalgu ka väga hästi kasutada ei saa, sellepärast et kannatanu on nende nagu vastas ja siin on koer asendamatu abiline, kes on sisuliselt mootori eest. Talle antakse käsk ujuda paati, ujuda sellesse kaldasse või teise kaldasse, mis tähendab, et koer peab hoidma suunda. Suuna hoidmine ei ole koeral loomupärane. Koer kipub tegema, vaatama, kus see tema juhendaja on ja kipub kogu tagasi vaatama, mis tähendab seda, et ta hakkab ringe tegema. Ta nagu tiirutab sisuliselt koha peal ringi ja ei vea otse, et see vajab eraldi drill harjutamist. Väga lihtne, aga mitte sugugi nii-öelda lihtsalt teostatav, mis tundub siis, kui see asi toimub, et näed, teebki nii. Tegelikult on see harjutatud. See ei ole talle nii-öelda omane. Omane on tal pigem, et ta tiirutab ümber koerajuhi. Tähendab, see on siis abiline päästes. Koer võimaldab pikendada pääste kaugust. Kui inimpääste puhul öeldakse, et 100 meetrit kannatanuni ja teine 100 keegi haardes tagasi. Kokku 200 meetrit ja teine 100 meetrit on oluliselt raskem võrreldes nüüd esimese 100 meetriga. Ja et siis 300 meetrini on päästeliiniga, milleks võib siis kasutada päästelauda, millele pannakse piltlikult öeldes nöör taha ja see nööri pikkus keras on või pooli peal on 300 meetrit. Et selle tõttu on 300 meetrit siis päästelaua pääste. Koer võimaldab nüüd tegelikult inimesel 300 meetri peale minna ilma probleemideta, sest päästja võtab koera taha,
kui ta natuke väsib, ta peab ju suhteliselt värskelt kohale jõudma. Kui 300 meetrit nii-öelda ennast hindetuks ujуда, siis nagu koha peal ei ole kindel, mis saama hakkab, sellepärast, et võib juhtuda, et kaks väsinud inimest saavad kokku ja kes siis keda päästab, on raske öelda. Et koer võimaldab viia siis päästja suhteliselt puhanult viia sündmuskohale, kus ta siis saab hakata tegelema kannatanu stabiliseerimisega ehk siis haardes võtmisega ja koer aitab ta siis tagasi tuua, nii et pääste kaugus suureneb oluliselt. Siis koer läheb erinevatest oludest vette. Ta peab minema vette paadist, purdelt, kaldalt. See tähendab seda, et koera tuleb erinevate situatsioonidega õpetada. Tuleb õpetada teda voolavas vees, näiteks jõe pääste on märgatavalt erinev, kui on järvepääste. Sest vool viib edasi ja sellesse kohta, kus on vaja jõuda, ei saa minna täpselt sama sirge mööda. See tuleb hoopis teisest kohast minna, eks ole. Seda peab juba inimene teadma. Koer läheb sealt, kus tal kästakse, aga inimene on see kompuuter või see, kes mõtleb, eks ole, kuidas see päästetegevus oleks ohutu nii talle endale, loomulikult ka koerale. Ja päästes kehtib seadus, et päästetavad ei päästeta päästeelu hinnaga. Et see on väga mõistlik, sest üks kaotus on kurb, aga kui on 2 kaotust, on see muidugi traagika. Et seda peab teadma, kuidas seda teha. Ja koer on väga hea abiline päästevahendi viimisel. Näiteks, et päästerõnga, päästepoi, päästelaua, mis iganes vahend, mis viiakse vees olevale inimesele, kus ta saab kinni võtta ja see on juba seisundi stabiliseerimine, kui ta saab milleski ujuvast kinni võtta. Ja koer toob selle sama asjaga tagasi, kus on inimene sellest päästerõngast näiteks kinni võtnud, ta toob selle tagasi. Muidugi võib ka liiniga või selle nööriga panna päästerõnga külge ja pärast nagu tõmmata sealt tagasi. Aga kui ei ole koera, siis tavaliselt niimoodi tehaksegi, et kas on päästelaua taga see nöör või on siis päästerõnga taha. Muidugi tekib küsimus, kes viib rõnga kohale, sest visata rõngast kaldalt. Ma kujutan ette, et 10 meetrit viskate, siis on hästi. Et ta on ikkagi parealt raske ja selle asemel on võimalik kasutada muidugi päästeliini. Et selle saab mitmekümne meetri taha visata olenevalt selle liini pikkusest, mis võib olla 20 meetrit, 25 meetrit või 30 meetrit. Aga koer on nagu, ütleme niimoodi, et koer võimaldab seda täpselt kohale viia. Viskamine on alati selline, et kuidas õnnestub, kui on harjutud viskama, saab täpselt visata. Aga võib ka täiesti mööda visata. Mis tähendab seda, et viskeid tuleb korrata, aga see on aeg, kus kannatanu tegelikult on ebastabiilses olekus ja mida rohkem aega läheb, seda ettearvamatuks muutub see tulemus, kuidas me ta sealt kätte saame. Aga siit kohe, et ma saan aru, et nii-öelda vetelpääste koeraks nagu päris iga koer ei saa, et kui ma õigesti aru saan, siis teie spetsiifiliselt, teil on Leonbergerid on koerad. Et mis muudab siis selle koera nagu just nagu siis vetelpääste koeraks, et mille pärast just see koer sobib selleks ja kas neid tõuge on veel iseenesest, mis selle sama alaga siis tegelevad või on võimelised tegelema? Tõepoolest öeldakse, et veepäästega on võimelised tegelema 100 tõugu. On nii palju? Ja et spetsiifiliselt nimetatakse, see on mitteametlik, see on žargoonimetus, vesikoerteks nimetatakse Leonbergereid, Lancerit ja Newfoundlase koerad. Nii, et need on mitteametlikud siis
või ametlikud või žargoo keeles on nad vesikoerad. Sellist klassifikatsiooni nagu vesikoer nagu eraldi olemas. Nad kuuluvad, kui me räägime nüüd Kennelliidu klassifikatsioonis, siis on nad molossid ehk siis suured koerad või ülisuured koerad, molosse. Jah, et see on molossid. Aga samuti näiteks kogu Itaalia kasutab valdavalt näiteks retriivereid ja labradore. Mõned üksikud njufad on ka. Et mis puudutab nüüd Leonbergereid, siis tegelikult Leonbergerid on oma iseloomult, kui me räägime inimese närvisüsteemi tüüpidest, siis sangviinikud ehk siis stabiilsed. Lancer on rohkem koleerik ehk siis selline natuke erutatud ja selline võib-olla natuke rabistav ja Newfoundland on klassikaliselt flegmaatik. Loomulikult on vahepealseid variante seal olemas, aga laias laastus, ütleme tõu iseloomulik närvisüsteemi omadus on siis selline, nii nagu ma rääkisin. Ja hea, kui koeral on olemas ujulestad. Varvaste vahel on neil ujulestad ja nendel nii-öelda vesikoertel on neil kõigil lestad olemas. Mis teeb nad nagu vees eriti heaks. Teine aspekt, mis nad vees eriti heaks teeb, on nende kaal. Kuna vees ei ole kusagil tuge, et väike aga jõuline või väike aga tugev, et paneb ikka jalad maha ja siis tõmbab, eks ole, siis vees sellist fenomeeni nagu ei ole. Ja kui tahad vees midagi liigutada, peab sul endal olema mass. Kui sul on kaal mitte näiteks 60-70 kilo, vaid mass on näiteks 20 kilo, siis sa pead oluliselt rohkem tööd tegema, et seda keha, mis vees nüüd on, või asi või keha, ükskõik inimkeha või siis mingi asi, pead rohkem tööd tegema selleks, et seda liikuma saada. Ja kui on see objekt, mida liigutada raske, siis endal kergema kehakaaluga on, kui sul ei ole tuge kusagile jalgad panna, siis on lihtsalt raske liikuma saada, et selle tõttu mass on siin eeliseks. Siis on vesikoertel vetthülgav karv. Tähendab, neil on kahekihiline aluskarv ja siis on peamine karv. Ja koerakarvad on koos, nagu lambal villal on nagu lanoliin on küljes, siis koeral on täpselt samamoodi mingisugune selline rasune, et ta ei imbu läbi, vaid vesi hõljub nende karvade vahel tegelikult. Ja kui ta tuleb sealt välja, sealt vees, siis tegelikult nagu ämbrist valgub see vesi maha. Näiteks erinevalt kollist, kellel vesi imbub karvade sisse nagu ja ta muutub raskeks nagu vilte. Ja sellise suure karvaga, koheva karvaga küll, aga kuna ta ei hülga vett, siis ta muutub nii raskeks, et ta võib ära uppuda. Nii et see on karvatüüp on selline, mis nagu võimaldab tal vees ilusasti hakkama saada. Tavaliselt küsitakse, et oi, see karv läheb vett täis, et kuidas ta suudab ujuda. See vesi on seal karvade vahel, et ta ei muutu raskemaks sellest. Ja kui teda paati tõmmata, 5 korda näiteks, siis tuleb juba hakata paadist vett välja kühveldama, sest sinna on kogunenud 10 liitrit tuleb ilusasti kaasa kogu aeg, nii et 50 liitrit tuleb 5 korraga juba kaasa, et siis mitte seda, et paat põhja läheb, aga lihtsalt, et vett on liiga palju, et tuleks nagu vett hakata välja sealt kühveldama. Et jah, et sellised on eelised. Veel üheks eeliseks on tema õlaliigese liikuvus. Muidu öeldakse, et inimene ujub koera. Et kuidas see on, eks ole, et käed enda ees niimoodi ja siis sõuab. Nii. Aga nendel vesikoertel on, ütleme nagu inimese ekvivalendis võib öelda, et on nagu krooli tõmme. Et ta paneb käpa ette ja siis tõmbab siia nagu natuke isegi nagu kõrvale. Nii, mis tähendab seda, et tõmme on pikem. Arvestades lestasid, mis on varvaste vahel, siis jääb sinna rohkem vett taha ja see tõmme
on selle tõttu tugev ja ta liigub edasi. Ja kui tal on mass ka, siis ta jõuab seda, keda ta peab nagu liigutama, siis ta teeb seda tunduvalt efektiivsemalt ja tunduvalt kergemalt. Et see on nende eelis. Veel üheks eeliseks on see, mida tavaliselt koertel ei ole, on hästi tugev sabaroots. Et nendelt on võimalik võtta sabast kinni. Muidu öeldakse, ärge koera sabast võtke, sest muidu ta hakkab teid näksama või tahab nagu saba vabastada. Siis nendel ei ole. Et nendel võib sabast kinni võtta ja ta toob saba kaudu. Kui teil ei ole töövesti seljas, siis võib sabast kinni võtta või siis turjakarvadelt. Tõsi küll, ei tohi nende nagu peale ronida, võid olla nagu kõrval. Kui väike laps ronib peale, 10 kilo, 15 kilo, 17 kilo, 18 kilo, siis on koer võimeline, kui ta on suur, ta ise kaalub 60-70 kilo, tooma ka nii-öelda lapse ära, kes nagu selga ronib. Täiskasvanud inimene, kes kaalub sama palju või rohkem, et ta hakkab vajutama koera vee alla. Ja siis me tõesti ei tea, mismoodi ta reageerib. Et selle tõttu koer on päästja abiline. Päästja otsustab, kas koer läheb üksinda. Kui ta läheb üksinda, siis peab olema see, kelle järgi ta saadetakse, väike. See võib olla laps. Siis ei juhtu koeraga mitte midagi. Kui on suurem, tuleb koer saata koos päästevahendiga. Päästerõngas, päästepoi, päästelaud, ta viib selle koha peale, võimaldades inimesel saavutada nii-öelda esmase stabiliseerumine. Aga valdav osa juhtudest on ta ikkagi meeskonnapääste. Et koera juht, päästja, läheb koos koeraga. Ujuvad kõrvuti, kui distants on pikem, siis ta võtab koera taha, kahelt poolt kinni, annab koerale korralduse ujuda selle sihtmärgi poole, kuhu on vaja minna. Päästja saab samal ajal puhata, sest ta töötab ainult nii-öelda jalgade ja lestadega. Nii. See on natuke aeglasem liikumine, aga kindlasti palju kiirem liikumine kui kõrval ujudes ja siis kinni hoides, sest siis on veetakistus tegelikult on palju suurem. Ta peab üksteise taga ujudes moodustama kiilu ja selle tõttu on see ujumine kiirem. Kõige kiirem muidugi on krooli kõrval ujumisel, kui päästja ujub krooli kõrval ja koer on tema kõrval. Et siis igaüks ujub nagu nii-öelda omas vees, ei ole üksteise küljes kinni, et see on kõige kiirem ujumine. Ja koerte ujumiskiirus on nendele omane, mistõttu sa ei saa harjutada koera ujuma kiiremini, kui see tema loomupärane omadus on. Ja selle tõttu on siin väga olulised vahed. Osa on rahulikumad ujujad ja teised on väga sellised kiired. Et kui lesti jalas ei ole, siis sa pead ujuma koeraga nii-öelda võrdselt. Kui koer läheb sinust ette, siis ta keerab sulle ette. Nii. Ja kui ta ette keerab, siis ei pääse nagu koeraga koos olev päästja ei pääse ka enam liikuma. No ja see nõuab siis seda, et päästja peab ujuma väga hästi, arvestama koera nii-öelda tavapärast ujumiskiirust ja siis kohandub inimene, mitte koer. Et inimene ujub kiiremini, et koer ujub ka kiiremini. Ei uju, ta keerab ette lihtsalt ja siis ei toimu mingit liikumist. Nii et siin on hästi palju selliseid eripärasid, mis on nagu päästes olulised ja mida koer normaalsel nii-öelda instinktiga, ta ei oska seda teha. Ta ei oska, et seda tuleb eraldi treenida. Kõrvalujumist tuleb eraldi treenida, sest normaalsetes nii-öelda oludes õpetamata koer ujub kogu aeg peale. Ta ei uju kõrval, vaid ta ujub peale. Koeras peab olema eespool paarkümmend sentimeetrit, mitte samal joonel. Kui samal joonel, siis muutub asi juba kahtlaseks, et kuna ta hakkab siis teile nii-öelda ette keerama. Et siin on hästi palju selliseid huvitavaid nüansse. Kui ei tea, siis võib kogu see treeningprotsess võib nagu ebaõnnestuda, kui seda nagu ise teha. Et parem on, kui on ikkagi, nagu öeldakse, inimesed, kes on selle asjaga tegelenud ja oskavad juhendada. Ja selle tõttu ongi meil nii-öelda selline mõte, et
kevadel alustada väikest sellist ringi, mis tähendaks, et huvilised, kes tahaksid nii-öelda õpetada koerale ja ise samuti õppida vees päästmist, selleks ei pea olema mitte päästeseltsi liige. Me lihtsalt korraldame selliseid nii-öelda kursusi, et kevadel on selline mõte, et kuulutame, eks ole, Kadi välja selle ja siis saab vaadata, palju siis huvilisi on või kui ei ole ka traagikat midagi, aga vähemalt selline võimaluse pakkumine. See on väga-väga tore. Mul on veel selle kohta palju-palju küsimusi, aga korra tulla vahepeal Kadi sinu juurde ka, et äkki räägiks paari sõnaga sellest ka, või mitte paari sõnaga ainult, mitme sõnaga võib ka, et rääkida sellisest nii-öelda priitahtlikku nagu päästeseltsi sellisest, ütleme, sellisest igapäevatööst siis, et nagu milline siis nagu välja näeb, et ma saan aru, et paljuski on sellist ennetustööd, et mis see ennetustöö endast nagu kujutab ja mis sinna siis veel nii-öelda sellise igapäevategevuse juurde siis kuulub? Ennetustöö alla kuulub siis kodunõustamised, erinevad üritused, kus me siis räägime ohutusest. Ka Päästeala noortering on tegelikult üks osa ennetustööst, kuna noored õpivad ise, annavad kodus teadmisi edasi oma sõprade ringkonnas, koolis ja oskavad nagu siis ka vastavalt käituda, et see kõik on ikkagi selline suur ennetustöö. Päästetöö on juba see, kui on juhtunud õnnetus ja on vaja reageerida siis päästesündmusele. Ja ütleme, need ennetustöö on väga tähtis, et neid õnnetusi justkui juhtuks, aga me ei saa ka kõigele kätte ette panna, et ikkagi juhtub ja me ei saa nendest üle ka ümber. Aga kui on tehtud ka väga hästi ennetustööd, siis ka neid õnnetusi ei juhtu nii palju. Igapäevaselt siis ongi ikkagi selline seltsi järjepidev üleval hoidmine, lahenduste leidmine, oma seltsi liikmetega suhtlemine, koostöö. Veepäästekoerad annavad ka meile ennetustööle väga-väga palju juurde. Et kui on sellised mõnusad mõmmid olemas, siis see tõmbab ka inimesi ja lapsi juurde ja selle läbi ka siis ka meie töö või ütleme, see ennetustöö siis saab nii-öelda särtsu juurde, et kui laps tuleb koera paitama, siis ema või isa juba seal hakkab ka meiega rääkima ja sealt juba tekibki selline ennetustöö. Ja päästetöö on juba ikka selline päris tõsine töö, ütleme niimoodi. Igapäevaselt me kõik teeme oma palgatööd, aga ütleme selline vahetuste jagamine päästetöödele, et me praegu ei taga ära 24/7 sellist valvet, mis tagaks ära ööpäevaringse valmisoleku. Et kuna meil on ka vaja elada ja maksud maksta ja siis me kahjuks seda ei saa. On seltsinguid, kus on inimesed ligidal põhitööd tegemas ja töö võimaldab siis neil ka reageerida päästetöödele. Et need on väga vähesed seltsid. Et need, kes juba on 24/7 valves ja saavad seal mingit hüvitist, et mina ütlen, et see ei ole enam vabatahtlik selts, et see on juba selline palgatöö. Aga meie tagame üldiselt ära kvartariaalselt 87% valves olekut. Et see on ikka väga suur panus, mida tegelikult tavainimene ei näegi, et kui palju me selles mõttes panustame.
ja ütleme, et kui palgatöö lõpeb või põhitöö lõpeb, siis meil on juba info liigub, et meil on autod valves, meil on inimesed olemas. See tähendab seda, et me oleme siinsamas Nõo vallas olemas, isegi teisele poole Nõo valda ei saa minna, sest me lihtsalt ei jõua õigeaegselt reageerida. Meie väljasõidu aeg on maksimum 5 minutit. Me reageerime oma kodudest, et ei ole nii-öelda depoos kogu aeg olemas. Et kui tuleb väljakutse, siis me sõidame oma sõidukitega siis depoo juurde, võtame päästeauto, riietume ja siis sõidame välja. Aga siiski olenemata sellest on meie väljasõidu aeg 3-4 minutit. Aga kui tulla, sa tahtsid? Ja ma mõtlesingi, et see on ikka nagu kodust tulles, see on päris ma nagu... mõtlen, et ulmeliselt kiire. Aga kui korra rääkida veel sellist, et nagu öelda, just nagu ma arvan, et see läheb sinna ennetustöö kategooriasse, ma usun. Et nagu millised on nagu need sellised asjad, mida peab nii-öelda piltlikult öelda siis nagu söögi alla ja söögi peale justkui nagu kogu aeg nagu heas mõttes kordama, et mis need on sellised tüüpilised kõige tihedamad vead, mille tõttu juhtuvad siis ütleme, kas siis tulekahjud või mingid sellised õnnetused? No igapäevaselt statistikat jälgides, siis meil on ikkagi selline eluruumides suitsetamine, kangemate kraamide tarbimine, sinna juurde siis tänapäevalist erinevad keelatud aineid ja ka alkohol käivad käsikäes, et me ei saa sellest üle ega ümber. Ja ka eakamad inimesed, kelle selline võib-olla reageerimine on aeglustunud, nad ei saa enam aru, et nad ei saa üksi hakkama. Justkui ei lase ka aidata, et siis on meil selline nokk kinni seba lahti, et erinevate osapooltega siis oleme püüdnud neid nii-öelda meie süsteemis punaseid kodusid siis paremuse poole tuua ja siis ka projektide raames küttekoldeid korda teha näiteks, et kui me täna vaatame ühe pliidi või ahju ehitus, siis summaliselt 7-8 000, et see on päris suur summa ja selle tõttu on ka meie küttekolded sellised väga paljudel lagunenud. Ei suudeta enam tagada sellist heakorda, millele peaks ikkagi küttekolle vastama ja nii see ongi, juhtubki. Ja tihtilugu on see, et kui palju aastaid tagasi igaüks pühkis ise oma korstand, ka täna on lubatud ja peabki hoolitsema, siis tegelikult peab kutsuma litsentseeritud korstnapühkija, kes pädeva pilguga vaatab ikkagi need küttekolded üle ja annab nõu, et see on hädavajalik. Ja muidugi ka lahtise tule kasutamine, küünlad jõulude ajal, lemmikloomad, küünal põleb laua peal, mul on kass kodus, eks ole. Lähen korraks teise ruumi ja see õnnetus ongi kiire tulema. Ja lastele ka ütleme, kes ei ole veel päästeringi tulnud, siis kõik lapsed võtan vastu. Siit kohe küsime kiiresti sinna ka, et kuidas siis selle päästeringiga on võimalik täpsemalt liituda, räägime selle kohe siia sujuvalt juurde ära siis. Päästering aastaid siis alustas iga õppeaastat oktoobrist kuni juunikuuni, aga mina tegin sellise väikse erandi ja alustasin septembrist, et kuna lapsed lähevad septembris kooli, leiavad omale huviringe, treening, lahendusi, et siis kui meie alustasime oktoobris, siis need lapsed olid juba leidnud endale sellised huviringid ja selle läbi siis oli ka minul lapsi natuke vähem. Et liituda saab tegelikult septembrist kuni juunikuuni, kuna siis on meie õppeaasta siis käib. Tore oleks, kui alustaks ikkagi nagu algusest, aga ei ole ka hullu, kui nüüd vahepeal tulla juurde, kui kohti on, et praegu meil on veel kohti, et saab liituda ja päästeringiga siis võib minuga ühendust võtta või kirjutada siis päästeseltsi meili peale ja meie päästeringi tunnid toimuvad siis kord nädalas üldjuhul.
Kui meil on väljasõidud, on pikemad, siis teinekord see ajagraafik meil ka muutub, aga üldiselt iga nädal. Kui võib küsida, et mis väljasõidud või kuidas, mis seal ringis nagu siis nii-öelda millega võib-olla meelitada ka, et mis lahedaid tegevusi seal. Kui ma olen tagasisidet küsinud enda päästeringi laste käest, et mis siis nagu teie õppeaasta selline kokkuvõte on, et mis siis nagu meeldis ja on ju alati ka seda, mis ei meeldinud, siis välja tuuakse ikkagi see, et meil on väljasõidud erinevatesse komandodesse. Meil on tuletõrjespordivõistlused, milleks me ikkagi eelnevalt harjutame. Kontrollitakse siis teadmisi, mis õppeaasta jooksul on õpitud. Ja siis ka meie väljund on siis veepäästekoertega ühised treeningud. Et meil on juba täna 2 noort, eks ole, kes väga efektiivselt juba oskavad veepäästekoertega ise juba tööd teha tänu Aare juhendamisele ja see on toonud siis ka nii-öelda seda vürtsi meie päästeringi õppeprogrammi. Et see küll ei ole kohustuslik, aga see, kellele justkui huvi pakub, siis saab seda igati arendada ja üritustel ka siis seda demonstreerida ja ma olen väga uhke oma noorteringi laste üle, sest nad igakülgselt löövad kaasa, nad on väga tublid ja selles mõttes tasub tulla proovima. Et ei saa öelda, et mulle ei sobi see. Sa ei tea, kui sa ei ole proovinud. Et on ka sellised tõsisemaid tunde, kus me ikkagi istume ka laua taga ja me õpime, aga me ei tee seda iga tund. Meil on erinevad sellised tunnilahendused ja käime ka väljasõitudel, mis siis pakub ka silmaringi erinevates komandades, kus siis erinevalt toimetatakse. Aga siit saabki minna sujuvalt korraks jälle tagasi vetelpäästekoerte juurde, et ütleme, et aga mis vanusest, ma mõtlen nüüd just nagu koera vanuse koha pealt, et nagu mis vanusest hakkab seda, on nagu võimalik hakata seda nagu koera siis nagu treenima, et ma saan aru, et see nagu päris niimoodi kohe pärast sündi nagu ei toimu ja siis jah, et alustame sealt ja siis ma küsin järgmised küsimused. Tõepoolest, nii nagu inimese vanus peab olema teatud, kui tahad mingi asjaga tegeleda, siis täpselt samamoodi ka koeraga. Aga erinevad inimesest on koera vanus suure tõu puhul korrutatav 8K, mis tähendab, et 1-aastane inimene on ta on siis korrutada 8-ga. Et ta on oluliselt vanem siis, eks ole. Ja koera hakatus õpetama kusagil alates 1,5 aastast. Alates 1,5 aastast. Esialgu natuke kergemad harjutused, sellepärast, et kui vaatate koera röntgenpilti, siis te olete kindlasti hämmingus, kuna te ei saa aru, kuidas see keha koos seisab. Sellepärast, et luid te ei näe. Te näete mingit luufragmente ja siis on nagu justkui nagu mingi tühik, mis võib olla kõhreline moodustis, aga ta ei tule nii hästi röntgenil esile ja siis ongi niimoodi, et kuidas ta koos seisab. Et selle tõttu ei tohi koerale sellise 1,5 aasta vanusele ei tohi veel anda nagu täit koormust. Ehk siis ta ei tohi vedada nagu veel paati ja sellised, kus on nii-öelda kaelatöö või kaelalihased ja selgroog, mis siis tuleb kaela osas. See on liiga suur koormus, et ta võib ära tõmmata midagi. Aga sellised kõrvalujumised, tammide viimised, toomised, vette hüpped, see on juba nii-öelda alguses peale läheb. Ja kui on juba koer kusagil seal aastaringis, siis juba hakkab vedama ka asju. Paati ja päästelauda sest tuleb arvestada seda, et keha on veest kerge. Ka inimese keha on veest kerge. Näiteks kui 5 täiskasvanud meest hoiavad üksteisest kinni, siis koer veab seda 5 inimest vees.
maa peal ta ei teeks seda, eks ole, aga vees on, kui on suure massiga koer, ta jõuab seda oma massiga lükata liikuma või tõmmata liikuma. Ja kunagi ei ole hilja koera õpetama hakata, et kui me siin rääkisime, et kui on huvilisi, siis võiks proovida, et mul on, ma ei tea, ütleme 2-aastane koer, et kas see on hilja. See on nagu inimese puhulgi, mida varemalt hakkad, seda parema tulemuse saad. Aga see, et ta nüüd hilja on, niimoodi võib-olla ei saaks öelda. Me õpetame koerale uusi tingitud reflekse. Ta seda ei oska, me kordame seda harjutust, seni kuni ta õpib selle ära ja ta on võimeline seda harjutust tegema, kas siis päris situatsioonis või mängusituatsioonis, see ei oma koeraks mitte mingit tähtsust. Tal on refleks, ta teeb seda alati ühtemoodi, mille tõttu ei teki sellist situatsiooni, et nüüd ta pool aastat ei tee, kas ta nüüd pool aasta pärast mäletab seda. Ta mäletab väga hästi seda, sest tal on tingitud refleks ja see tuleb talle kohe meelde. Et poole aasta vanuselt, sest meil ju talv langeb välja vahepeal ja siis tekib küsimus, et kas kevaldel mäletab. Mujal riikides on basseine ja nii edasi, meil kahjuks loomabasseine ei ole niimoodi, aga mäletab, et see ei ole üldse küsimus, et ta teab kõike täpselt sama koha pealt, kus sügisel lõpetas, kevadel paneb täpselt sama koha pealt edasi. Ja õpetamisel on see niimoodi, et vähemalt 2 korda nädalas peab koer saama trenni teha. Umbes tund aega. Ehk mingi 10 kuni 15 harjutust. Erinevalt nüüd, ütleme, hundikoerast, need vesikoerad ei taha ühte harjutust teha lõpmatu arv kordi. Hundikoer teeb 200 korda, kui te tahate, eks ole, ikka on rõõmus ja teeb seda jätkuvalt edasi. Siis vesikoer vaatab, et kas te juba aru ei saanud, et ma seda oskasin. Paluks mulle midagi muud anda. Niimoodi. Ja selle tõttu tulebki harjutusi vahetada ja kuna me ei saa teha ühe treeninguga neid väga palju arvukordi, siis see tähendab seda, et temaga tuleb käia siis korduvalt. Arvuliselt on see väiksem, ühe harjutuse tegemine, aga kui ta saab seda teha 2 korda nädalas, siis 1 aastaga on võimalik saada baastase. See võib olla ebaühtlane, ta võib olla, ei ole nii kindel ja võib-olla mõnikord tuleb hästi välja ja teinekord vaatad, et mis siis nüüd juhtus, unustas ära või? Tegelikult ta ei unustanud ära, aga tal on nagu muud huvid, tähelepanu läheb mujale ja siis kogu see tegevus muutub nagu rabedaks. Teine aasta läheb selle kinnistamiseks. Üldiselt 2 aastaga saab päris korraliku taseme, suhteliselt kindla, aga et veel paremaks teha, siis 3 aastat, 3. aasta on kindluse tase. Teine aasta lihvimise tase, 3. aastas kindluse tase. Et 3. aastaks on ta päris kindlasti, kui temaga nii, nagu ma ütlesin, treenida, siis 3. aastaks on ta tegelikult tegija. Ja, aga tegijaks võiks öelda juba 2 aasta pärast. Mul on selline, võib-olla see on naljakas või imelik küsimus, aga kas veepääste koerad käivad ka lõbu pärast ujumas või ainult töö pärast? Kindlasti nad käivad töö pärast, aga ma ei ole nendega, tähendab, see on jällegi, nüüd ütleme, kuidas on koeral see vees käimine nagu inimese poolt reguleeritud. Et mina nendega niisama suplemas ei käi, et meil on ainult nagu treeninguna on vees. Nad lähevad, aga nad nagu ülesannet ei ole, siis ta teeb paar tõmmet seal kalda lähedal, ta ei uju kusagile kaugele ega midagi, et nad nagu ei tunne, kuidas ma ütlen, sellist nagu mingisugused täit naudingut, et ma olen nüüd spaas.
et ei ole siis spa tunnet, et kas on töö või noh, käin korra ära ja noh, siis anna mulle tööd, eks ole, noh, järgmine. Aga see sõltub täiesti inimesest, et kuidas ta laseb koera. Et kindlasti on spa nautlejad koeri ka, ega ma ei ütle, eks ole, et see ei ole võimalik. Kindlasti on võimalik, aga noh, minu omad nagu tundub, et nad väga spaas ei ole. Eriti vanem koer, kes on ainult ülesande peale, Mihkel. Keskmine koer, praegu mul väike koer ka, 4-kuune. Et keskmine koer on natukene spa hõngu, aga mitte väga, eks ole. Aga ma näen, et noh, et seal nagu võib ka chilli natuke olla. Vanemal koeral chilli nagu ei ole. See on päris kohe välistatud. Aga nooremaga eks näeb, eks ole, sellel aastal hakkame nüüd treenima ja ma arvan, et 2 aasta pärast on ta juba tegija. Et sellisel juhul juba vanem koer on üle 8 aasta ja noh, võib-olla ta hakkab juba natuke pensioneerima, et siis võtab noorem nii-öelda selle funktsiooni üle. Jah, ma just tahtsin küsida seda, et nagu mis vanusenine siis seda nii-öelda tööpostil on, nagu ongi kuskil 8 see on siis või? nagu inimesega. Inimesel on ka, et noh, et pensioniga ei tähenda seda, et on töövõimetu. Loomulikult. Ja noh, koeraga on tegelikult ka see samane asi. Et üldiselt suure koera eluiga, kui te vaatate Google'ist, siis antakse teile seal 7-8 aastat. Nii, mis ei tähenda seda, et nad ei võiks elada näiteks ka 12-14 aastat. See on pigem haruldane, sest Facebookis on isegi eraldi nii-öelda lehekülg double number ehk siis kahekohalise double number või double age, eks ole, kahekordne nii-öelda number, et see on selline nagu haruldane. Aga miks ta on 7-8, no ta võib olla vabalt ka 9-10. 7-8 on sellepärast, et see on see tänamatu keskmine, mis nagu tuleb statistikast ja statistika teatavasti on ebatäpselt andmed, ülitäpne töötlus. Ja kui see 5-6-selt on üsna palju onkoloogilisi asju ja see tõmbab selle keskmise nagu maha. Et eelmised 2 koera olid mul üle 10 niimoodi, aga veel enne seda 2 koera, noh, nendel juhtus küll mitte onkoloogilised, aga muud terviseprobleemid olid, et need elasid oluliselt lühemalt. Et noh, et seda sa kunagi ette ei tea, et kuidas sul läheb, aga noh, eks sa loodad nii-öelda kõige paremat ja looma tuleb treenida, teda vormis hoida, siis ta püsib kindlasti ka kauem, eks ole. Muidugi mitte üle treenida, sest üle treenimine on nagu ületöötamine, mis ei ole ka hea, eks ole. Aga jah, 2-3 korda nädalas on, ütleme, normaalne treeningkoormus. Iga päev, noh, ei ole vaja. Nii 4 korda läheb ka paljuks. Aga noh, kui 2 korda saab käia, see on väga hästi. Kui 3 mõni nädal, on veel parem. Nii, aga mitte kogu aeg. Selge. Aga sai nüüd räägitud sellest nii-öelda koera poolest, aga räägime nüüd sellest ka, et kui on, eriti veel selles valguses ka, et kui on plaanis siis see nii-öelda õpituba justkui nagu varsti avada, ma arvan, et see on hea sõna, kuigi ilmselgelt seda ei ole väga toaks. aga et räägiks võib-olla sellest nagu inimese poolest ka, et nagu, mis on nagu seal siis nii-öelda, kuidas inimese treenimine, õpetamine siis käib ja millest see alguse saab ja mis see endast hõlmab? Tähendab, kõigepealt tuleb ära unustada seda, et ma toon oma koera ja te õpetate teda veepääste koeraks. Et sellist asja ei ole võimalik teha, sest koer on karja esindaja ja temal on vaja juhti. Teised on kaaskontsert ja see koera omanik või koera juht on see, kes temaga tööd teeb. Ja see tähendab seda, et inimene peab ise minema ka vette. Mis tähendab seda, et tal peaks olema vastav varustus. Kuna meie kliima on selline, nagu ta on, ja koera käpal on ka väiksed küüned, eks ole, et kuna see toimub nii-öelda tihedas koostöös koeraga, et siis et ei saaks kogu aeg kriimustada ja nii edasi, on kindlasti hea, kui on seljas
neopreenülikond. Neopreen on selline veest kergem, ta ujub, ta annab ka inimesele nii-öelda ujuvuse. Kui see on seljas, siis see hoiab sind vee peal oluliselt teistmoodi kui see, kui sul üldse midagi seljas ei ole, et sa pead nagu lihtsalt nagu ujumisliigutustega. Ta on kerge, ta hoiab veepinnal. Ja meie kliimas on parem, kui see on paksem. Seda neopreeni ülikonna paksust on 5-6 kuni 7 sentimeetrit. Et alla 5 Eesti nii-öelda kliimas ei ole sügavalt mõtet, sellepärast et meil seda kuuma suve on pisut 2-3 nädalat, kus on meil võib-olla 30 kraadi, et siis võib-olla annab see nii-öelda surfiülikond, mis on 2 millimeetrit, võib-olla ka 3 millimeetrit. Aga kui koerakäpp küünega läheb sinna vastu, siis ta kipub selle nii-öelda mitte ainult tüki pealt pindmiselt ära rebima, vaid ta teeb selle nii-öelda kus ma ütlen, nahani augu. Ja kui on nahani auk, siis see kipub pärast ka revenema. Et selle tõttu see paksem on parem. Isegi kui sealt tuleb see kild välja, sinna saab panna neoprenliimi, see klapikene tagasi, mis on välja rebitud ja ta on jälle nagu uus. Et teda saab parandada. Kindlasti on hea omada lestad, sest lestad võimaldavad sul koeraga siis ujuda nii-öelda võrdsena. Sina saad reguleerida oma kiirust koera kiirusele, sest koer sinu järgi ei reguleeri midagi. Nii. Selleks, et lestad püsiksid jalas, selleks peaksid olema sul ka neoprensaapad, kuna palja jala peale seda lesta nagu panna ei saa. Valus ja ei ole võimalik sellega niimoodi tööd teha. Kindlasti kevadel ja sügisel on ka neopren kindad. Nüüd neoprenülikond võib olla kas kapuutsiga või siis ilma kapuutsita, aga kapuutsiga oleks eelistatum, sellepärast et kui ei taha kapuutsi, saab selle nii-öelda lükata taha, et ta on sul kaela peal, aga sul ei tule korraga see külm vesi krae vahelt sisse, mis on nagu pluss. Aga saab panna ka eraldi kapuutsi pähe, et kui ei ole kapuutsiga, siis saab panna kapuutsi eraldi. Võib ka ilma päris, aga kevadel ja sügisel on hea, kui midagi nagu peas on. Nii. Ja neoprenülikond aitab hoida inimesel sooja, sellepärast et see veekiht, mis tekib naha ja ülikonna sisepinna vahele, seda soojendab keha. Mis tähendab, et ülikond peab olema enam-vähem paras, et sa ei saa panna 5 numbrit suuremat selga, sest sinna tekib nii suur veekiht, et sa ei jõua seda ära soojendada ja sul on nagu kogu aeg nagu ebamugav ja jahedama ilmaga võib ka külm hakata. Et selliste vahenditega jah, kindlasti on hea, kui on ka mingisugune päästerõngas või päästepoi, mida saab siis koera harjutada viima, tooma, et paati ei pea olema, paati on meil endal, aga põhiline on enda varustus nende ülikonna kinnaste ja saabaste näol, et see on nagu okei. Ja ega inimesel tahe muidugi teha, eks ole, tahe minna ja teha koos koeraga. Inimesel on see, kindlasti ta õpib päästetegevust, ta õpetab koera, koeral on fun, sest tema tahab seda teha, eks ole, ja miks inimene selle koer ikka võtab, kui selleks, et koeral oleks midagi teha ja endal ka siis. Aga siit korra tulla niimoodi, jäädes nii-öelda, ütleme siis treenimise maailma, aga tulla nii-öelda priitahtliku päästeseltsi nagu siis ütleme tuletõrje töö juurde. Kas siis nagu teil on ka, kus te viite siis nagu läbi mingisuguseid selliseid nii-öelda harjutustrille või et ütled, et justkui oleks see, et saaks selle 4 minutiga nii-öelda sinna kohale ja autoga välja minna, kuhu siis on tarvis. Et kui tihti te selliseid asju teete, kui üldse teete ja kuidas need välja näevad?
Sa nüüd mõtled sellist meeskonnaharjutust Jah, just, täpselt, või täpselt. mingeid õppepäevasid? Jah, midagi sellist, jah. Need toimuvad meil üsna tihti, ka seltsisiseselt sellised kontrollväljasõidud, iseenda selline võib-olla proovilepanek, et kas me suudame, kui kiiresti, kuidas me koordineerime ühe või teise asjaga, et see on päris suur töö, jah. Ja kindlasti aasta lõikes osaleme erinevatel koolitustel kutseliste päästjatega, sest tegelikult me vastame samadele nõuetele, nii nagu ka kutselised päästjad, peame ka meie täpselt tegema seda kõike. Et ega seal mingisugust erilist vahet ei ole. Aga kui nüüd rääkida sellisest tuletõrjetööst üldiselt, et mina ilmselgelt olen väga asjakauge inimene, et kas on mingisuguseid selliseid elemente selles töös, ütleme, millele tavainimene nagu üldse ei mõtle, nagu sellises, ütleme siis tuletõrjepääste töös, kui ma loodan, et mu küsimus on aru saada. Väga ei saanud aru, aga võib-olla mis eelised võiks siis nagu olla, et eelisteks ongi ikkagi selline füüsiline ja ka vaimne pool, et sa pead ikkagi säilitama sellist head taset ka vaimselt, et hakkama saada ei tohi sa ise ju paanikasse minna, pead koordineerima siis ikkagi vastavalt olukorrale, sündmusele ja ka tegema siis ka meeskonnaga tööd, et see meeskonnatöö on ka väga tähtis, et me üksteist mõistaksime, et kui on õnnetus, siis ei juhtuks meie vahel õnnetust, et keegi kellestki aru ei saa, et selleks ongi need koos treenimised ja suhtlemised ja koostöö väga oluline. Aga tulla korra nüüd selle juurde ka, et esiteks, kas on tulemas mingisuguseid sündmusi, üritusi, kus te nii-öelda, sest on ju päris palju, kus te demonstreerite autosid, tegevust, et kas on nüüd lähiajal tulemas midagi sellist ka? Ei tea olevat. Et me küll teeme sellise aasta alguses aastaplaani, aga see tihti ei pea vett sellepärast, et need üritused on niimoodi, et on ka öeldud, et kuule, et meil oleks teid homme vaja, et tulge homme, et kui on sellised suuremad üritused, me ootame, et meid kutsutakse, aga mitte nii, et meil on homme vaja. Et igal juhul me teeme aastaplaani, et andke meile märku, mis üritus, mida me võiksime seal teha, demonstreerida, rääkida, et ja me ootame neid kutseid küll. Aga ütleme, kui peaks olema nüüd näiteks kellelgi huvi liituda Priitahtliku Päästeseltsiga, kas siis see on võimalik ja kuidas ta seda tegema peaks ja millega ta peaks arvestama? No esimene samm on kindlasti meiega siis ühendust võtta. Üldjuhul me teeme sellise väikse vestluse, nii nagu sa lähed, ütleme, töökohta, väike vestlus, tutvustus. Ja meie oleme ka võtnud sellise suuna, et me laseme kõigepealt proovida. Et meil on paar liiget, kes on kõik koolitused läbi käinud ja nii kurb, kui see ei ole, siis lõpptulemus on see, et inimene ütlebki, et mulle ikkagi ei sobi see. Et me ei raiskaks nii meie aega, sest meie korraldame ka õppuseid ja need koolitused on ka rahastatud selles mõttes, et me laseme proovida, vaadelda ja kui tundub, et ikkagi sobib, huvi on, siis me koolitame edasi ja läheme siis edasi erinevate õppustega. Ja see ei ole niimoodi, et ma nüüd täna homme õpin ära, teen eksamid ära ja siis ma ei pea enam midagi tegema, sest see koolitus, õppimine, see kogu aeg igapäevaselt peab edasi minema, sa pead ise olema hästi motiveeritud, see peab sulle huvi pakkuma ja kui sealt jääb nagu midagi puudu või sa tunned, et see ei ole minu oma, siis sealt ei tule ka välja midagi, sest ma nii mäletan enda sõidukooli õpetajad, kes ütles, et kõik tulevad küll autokooli, aga nad
kõik ei ole kahjuks autojuhid, et kui sa sellest nagu aru ka ei saa, et see on nagu väga kurb, et noh, see annab nagu märku sellest, et kui inimene teeb koolitused ära ja ta ei osale, ta ei löö kaasa, siis ma täna ütlen karmid sõnad, et mul lihtsalt nimekirja inimest ei ole vaja seda nime, et mul on vaja ikkagi selliseid tublisid inimesi, kellele see kõik pakub nagu mingit huvi ja tahab nagu edasi minna sellega. Nojah, et oleks päriselt kohal selles mõttes. Jah, ikkagi olemas, et mitte nimekirjas. Just. Aga kui kaua, ütleme, tuleb mõni huviline, kellel ei ole mingeid eelnevaid koolitusi ole läbinud ja tal on suur huvi, et kui kaua umbes läheb sellest, et ta tuleb teile jutule ja siis ta saab päriselt näiteks väljakutsele kaasa tulla või kuidas sellega? No eks see oleneb jälle sellest, kui tubli inimene ise on. Et ehe näide on sellest, kuidas meie üks selline noorem kohalik noormees tuli meile seltsi ja tegi oma eksamid asjad ära mõne kuuga. Ja täna ta juba osaleb päästetöödel ja siin paar päeva tagasi just sai siis esimese väljakutse ja ta tuli tagasi, silmad särasid ja ütlesid, et jess, ma sain päris päästesündmusel käia, et see juba peegeldab seda, et noh, see pisik on temas olemas, et jah, tihti ma näen seda, et seal peab mingi huvi olema, et või mingi, noh, keegi või küsitakse, et no miks sa teed seda vabatahtlikult, et siis saab palka ja miks sa nii palju panust, et siis ega ma ise ka ei tea. See on mingi kiiks ongi täpselt nii, et see peab sulle nagu huvi pakkuma, siis sul on ka tahe seda teha ja sealt tuleb ka tulemus. Et jah, järjepidevalt tegeleda ja nii nagu siis ka tulla siis päästjaks õppima. Jah, tule ja proovi. Just. Ma ei oska muud öelda. Jaa, aga tulles nüüd selle juurde, et nüüd mõnda aega tagasi sai teil avatud siin selline asi nagu, no toidukapp on selle asja nimi on ju, kui ma praegu ei ütle vist valesti. No, ta on selline toiduringluskapp. Toiduringluskapp, võt just. Et äkki räägiks seda, et mis see siis täpsemalt on, võib-olla keegi ei ole veel kuulnud, kuigi tõenäoliselt võib-olla Facebookis või kus iganes näinud. Mis see täpsemalt on ja kuidas siis inimene saab sinna toitu tuua, toitu võtta ja mis see siis endast ühesõnaga täpselt kujutab? Eks see mõte oli mul juba 3-4 aastat tagasi, aga kuna ikka on probleem, et raha ei ole kunagi ja sellest on alati puudus, siis ja päästeselts ikkagi panustab rohkem ikkagi päästevarustusele ja nendele asjadele, et siis meil nagu sellist vaba ressurssi ei olnud. Küll aga uurisime siin, on välja töötatud just spetsiaalselt sellised toiduringluskapid, kus on kõik sellised uhked riiulid ja materjalid ja päikesepaneel, mis toodab siis seda nii-öelda elektrit aga selle maksumus oli 5000, kui ma eksi, pluss käibemaks, ja siis kuna siis üks vald ei saanud justkui seda ühte kappi ka soetada, vaid pidi nagu 2-3 kappi ostma siis ja oma osalus oli seal, kui ma eksi, 10%, siis ka meil seda raha ei olnud ja kuna see olukord läks nagu natuke keeruliseks rahalises mõttes ka, siis ma mõtlesin, et kas see tõesti on nagu nii hull kapp, et nüüd ma peaks seda 6000 eest umbes ostma. Et seda saab ju väiksemate ressurssidega teha. Ja täna ma võib-olla siis ka räägin selle teemal, et kuna mõte oli olemas ja olid ka meie siis kohalikud omavalitsusvalimised, tekkis meil selline valimisliit, kus ma siis enda mõttega välja käisin ja sõprade ja heade tuttavate näol siis kõik see alguse saigi, et seda siis rahastas Isamaa erakond, meie valimisliidu inimesed kõik. Ja kuna me ei tahtnud mõjutada valimistel meie valimistulemusi, siis me seda selles mõttes sellel hetkel
ka ei reklaaminud, ei kajastanud, vaid tegime juba midagi ära. Ja me saime selle kapi siis tehtud kuskil 1000 euroga eelarve. Ja me saime selle tehtud. Algul mõtlesin, et kas inimesed hakkavad seal käima, kas meie panus on õigesse kohta läinud, aga täna ma võin öelda, et see kapi uks on natuke juba ära kulunud, sest käiakse ja mul on väga hea meel, et see kapp ei ole mitte toiduabi, vaid see on toiduringlus, et see nii-öelda ülejääv toit, mis mul näiteks kodus, ma ei tea, kasvatan kurke näiteks. Mul on jube palju kurke, meie pere ei tarbi ära, ma viin sinna kappi. Või siis käisid külalised, toitu maru palju ära ei jõua süüa, ma ei viska seda prügikasti. Ma panen sinna kuupäeva peale ja ma viin sinna kappi. Meil ei ole olukorda, kus oleks toit kapis läinud halvaks või ma oleks pidanud seda biojäätmetesse näiteks viskama. Mul ei ole sellist olukorda. Ja ega ma siis seda kappi üksinda nüüd justkui ei halda ka, sest ma kutsusin siis kogukonna inimesi ka sellega liituma, et ma ise ennast üle ei koormaks, et see kapp vajab igapäevaselt koristamist, järelevalvet ja ka siis organiseerimist, et ega see kapp iseenesest ei täitu. Iseenesest ta ei korista, et selle taga on ikkagi nagu selline tugev meeskond ja ma tänan väga neid inimesi, kes ei ole meil justkui pildis olnud, aga nad annavad väga palju sellele panuse, et see kapp nagu töötaks. Ja kuna me oleme siis ka valla pinna peal, siis ma tänan ka kohalikku omavalitsust, et me saime selle kapi siis ikkagi sinna pandud. Esialgne plaan oli siis päevakeskuse juurde. Aga siis ja siis mõtlesime erinevaid asukohti, et kuidas nagu hästi oleks, aga lõpptulemus oli ikkagi sinna päästeseltsi juurde, et võib-olla see oligi kõige õigem lahendus. Mul on üks küsimus, et kas ühesõnaga, et mainisid seda, et see kuupäev nii-öelda peale, et ilmselgelt ei ole mõistlik viia sinna nädal aega vanu makarone külmkapist ära, lihtsalt, et ise ei taha ära visata, et kas seal on mingid reeglid ka, et mida nagu võiks järgida, et kui sinna viia toitu? Jah, meil reeglid on kapi seina peal. Ilmselgelt me ju ei vii halvaks läinud toitu. See peab olema ikkagi söögikõlbulik. Keelatud on alkohoolsete jookide, energiajookide viimine, sest meil käivad ju ka seal lapsed ja et vältida sellist olukorda, mis tekitaks probleeme, siis ilmselgelt me seda ei tohi teha. Ja pahatahtlikku tegevust, kui keegi märkab, siis palun teada anda, et ma loodan, et seda ei juhtu. Noh, see peaks olema kiriliselt loll inimene, kui sa seal hakkaksid mingit asja korraldama, nagu milleks. aga täpselt, hoiame silma peal teil. Ja, et täna on tegelikult mul paari poeketiga selline kokkulepe, et ma 2 korda nädalas siis nii-öelda päästame toidu ja toome siis Nõovalla inimesteni. Ja kui esialgselt ma panin selle toidu sinna kappi, siis täna mul on hulk inimesi, kes mind juba seal tervitavad. Ma ikka, ütleme niimoodi naljatades ütlen, et mul jälle laulupidu seal, aga mul on nii hea meel, et neid inimesed ootavad mind ja annavad ka mulle tagasiside siis, et see kõik on positiivne ja tänatakse ja kõik selles mõttes töötab suurepäraselt. Seda on super kuulda ja see lisab nagu indu ka, et nagu päriselt teha, et inimesed hindavad seda. See on super. Aga ma ei tea, kas te olete tähele pannud, aga meie tund aega on sujuvalt vaikselt juba täis saanud. Et mul on veel lõppu võib-olla paar sihukest kiiret küsimust. Et kas on mingisugused sellised asjad, mida kindlasti inimestele südamele panna, siis võib-olla just nii tuleohutuse koha pealt kui ka siis veeohutuse koha pealt? Ei tasu karta, kui me tuleme kodunõustamist tegema.
Veel kord, et me oleme väga paljusid kodusid aidanud projekti raames küttekoldet korda teha. Kui ei ole võimalik, siis võib-olla mõnda andurit soetada. Ja mis kõige rohkem võib-olla nende anduritega, et vanemad inimesed just, et mida me kodunõustamiste käigus näeme, et vanem inimene ei saa minna lae alla seda suitsuandurit puhastama või patareid vahetama, siis on võimalik ka sellise nii-öelda pikendusjuhtmega tuua see patarei sinna lüliti kõrgusele ja et vana inimene või ütleme, võib-olla mõne erivajadusega inimene ei peaks seda harjavarjega sealt laest alla lööma ja tal see andur ei töötagi, siis kutsuge meid külla, me nõustame. Me ei tee trahvi, me ei ole kurjad ja leiame lahendusi. Ja ka on kohalik omavalitsus toetanud siis erinevaid projekte. Selge. Ja veeohutuse koha pealt? Veeohutuse koha pealt kindlasti tuleb öelda, et vesi on ohtlik, kui sellesse suhtuda lugupidamatult. Ehk siis jommis peaga ärge minge vette, sest komistades võib ka hüppeliigese kõrguses vees ära uppuda. Lihtsalt teadvuse häire ja halvas asendis ja piisab sellest vee sügavusest, et ei ole ka rohkem midagi. Teiseks, et ametlikes supluskohtades on veeohutusstendid, kus on siis päästerõngas ja viskeliin. Et see number, mis seal on peal, see on häirekeskuses teada, kui te ütlete, et te ei pea ütlema, et me olen selle järve ääres, tolle järve ääres. Kas see on nüüd segadust tekitav või kas häirekeskus saab aru sellest, et kuidas meie seda nagu edasi anname. Stendi number ja häirekeskusel on kõik teada, kus kohal te asute. Nii et jätke meelde stendi number, kui on see ametlik supluskoht. Teiseks, ärge rikkuge stendil olevaid päästevahendeid, mis tähendab, et see viskeliin, see on selline, et väljanägemine väljaspoolt ei ole võimalik aru saada, kas ta on töökorras või mitte. Teda võetakse välja, visatakse ära, topitakse see kuidagi see nöör sinna tagasi ja nii nagu me siin eelmine aasta meil oli ohutuspäev, et tegelikult oligi krussis seal sees ja see ei lendanud mitte kusagile. Niimoodi me lappisime ta ilusasti kokku, et keegi oli teda kasutanud ja siis lihtsalt toppinud tagasi, nöör lahti ei läinud, nii et teda ei saanud võimalik kusagile visata, ehk siis abi sellega anda nagu ei olekski võimalik olnud. Et ta vajab eraldi nii-öelda, kes tahab küsida, kuidas see kokku lapitakse, oleme nõus näitama ja kindlasti ei ole ta lihtsalt, et topime tagasi, et seal on oma selline tehniline iseärasus, et kuidas seal on, kui te tahate proovida, kuidas see lendab, ma saan aru, et kui olete seda proovinud, siis on ta reaalses kasutuses ka nagu kasutatav, et kui pole üldse kunagi proovinud, siis võib juhtuda, et töötab küll, aga me ei oska seda kasutada. Ja, et hoiaks selle stendi siis nagu korras ja ei teeks neid vahendeid seal kasutamiskõlbmatuks, et see on nagu põhisõnum. Ja, selge. Ja kõige viimane küsimus, mida oleme küsinud kõikidelt saate külalistelt, et kas teil on mingisugune selline mõte või tsitaat, kust iganes, mis on jäänud kuidagi nii-öelda ajusoppi nagu pidama ja mida võib-olla tuletate meelde enesele siis, kui ei ole olnud võib-olla kõige parem päev, aga see mõte, tsitaat, mis iganes kuidagi muudab olukorra natuke kergemaks. Jah, mis see salata, raskeid hetki ja päevi, nädalaid on olnud. Aga oleme neist üle saanud ja alati see raske hetk läheb üle ja tuleb ikka see päike pilve tagant ka välja. Ja ma tahaks öelda, et osake märgata ja abi pakkuda sinna, kus seda kõige rohkem vaja on ja ärge
ärge nagu tahtke, et sa saad sellest midagi. See headus tuleb nagu nii tagasi. jah, see mulle väga meeldib. Nii, ja Aare? Tähendab, selleks, et olla reaalses situatsioonis kasulik, tuleb ennast selleks ette valmistada. Et siis ütleme, et õppida, kuigi see kuulub teatud teise klassika juurde, aga idee jääb siiski samaks. Nõus. Ja, aga ma leian, et mul igal juhul ei ole paremaid mõtteid, need sobivad ideaalselt siia lõppu. Veel kord suur aitäh, et te leidsite selle tunnikese, et meiega siin natukene juttu puhuda. Ja lisaks sellele veel suurem aitäh selle eest, mis te teete. See on väga-väga oluline ja jah, aitäh teile. Aitäh teile kutsumast.